Tere, head sõbrad! Kuidas valida endale sobiv eriala, kus seda õppida saab ja millised on võimalused? Täna asume uue nimega koolis. Selleks on majandus- ja teeninduskolledž. Miks ja kuidas see kolledž loodi? Millised on selle kooli eripärad ja võimalused? Seda tänases saates uurimegi. Tere tulemast õppima! Kristi, kuidas tekkis idee ja vajadus uue kooli loomiseks? Uus kolledž on üks väga oluline osa Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärgist, et tulevikus rakenduslikku haridust teha veelgi nähtavamaks ja näidata veelgi rohkem, kui palju uksi rakenduslik haridus avab. Ja uus kolledž sünnib siis Tallinna Teeninduskooli, Tallinna Majanduskooli, osaliselt ka Tallinna Tööstushariduskeskuse ühinemisel ja me oleme siis majandus- ja teeninduskolledž Avara. Ja mida see siis nagu päriselt tähendab? Tähendab seda, et täna meil on 6 kutsekooli, mis tulevikus on 2 kolledžit ja õppijate jaoks on olukord tulevikus palju lihtsam kui täna, et kui täna on pidanud kõik õppijad Tallinnas endale siis rakendusliku hariduse kohta otsides miljon kooli läbi käima, kodulehti uurima, ma ei tea, avatud uste päevadel käima ja nii edasi. Ja kusjuures me ka pakkusime väga sarnaseid erialasid erinevates koolides, siis nüüd tulevikus on olukord, kus õppijatel on väga selge arusaam sellest, millise valdkonna erialasid, millises kolledžis õppida saab. Ja see valik ei muutu mitte väiksemaks, vaid kindlasti laiemaks, aga see selgus on kindlasti suurem, kui on senimaani olnud. Koolidel on ka väga väärikas ajalugu, kuidas nad omavahel kokku sobivad? No eks seda ajalugu me kindlasti austame edasi ja naljaga pooleks võib öelda, et me septembris või oktoobris saame tähistada siis uue kolledži 120. juubelit. Ja me tegelikult hästi hindame seda ajalugu ja meie eesmärk on see, et me võtaksime igast koolist, mis meiega siis sinna uude kolledžisse liitumas on, kõik tugevad osad ja kõik need vead ja eksimused, mida me oleme kõik mingil hetkel ajaloo jooksul teinud, siis me oskame neist õppida ja me ei pea neid uude kolledžisse kaasa tooma. Nii et me kindlasti austame seda ajalugu, aga samas vaatame tulevikku. Milline on Tallinna Majanduskooli ja Tallinna Teeninduskooli roll uue kolledži teekonnal? Kui öelda niimoodi, et teeninduskool ja majanduskool ja tegelikult juurde veel Tööstushariduskeskus, siis need on ju tegelikult hooned. Meie uuel kolledžil saab olema 2 õppehoonet ja need on tegelikult need samad õppehoonet, kus täna Tallinna Teeninduskool ja Tallinna Majanduskool juba on. Proovime leida tulevikus neid lahendusi, et igal valdkonnal oleks oma siis selline kodumaja, kus siis sellised põhilised erialatunnid ja ka muud toetavad tunnid saaksid olla, aga kindlasti saab olema sellist ristkasutust ja iga meie õppija ja iga meie töötaja võiks ennast ikkagi mõlemas õppehoones tunda kui kodus ja kui oma koolis. Majaka tänavamajas saab õppida meil siis ilu ja toitlustuse ja teeninduse valdkonna erialasid, näiteks juuksuriks, kokaks, restoraniteenindajaks. Tammsaare teemajas saab õppida rõiva ja disaini valdkonda, äri, administratiiv, turunduse ja kaubanduse valdkonda, ehk siis näiteks rätsepaks, raamatupidajaks, ettevõtjaks ja nii edasi. Teie kolledž pakub nii 4. kui ka 5. tasemeõppe erialasid. Mis need täpsemalt on? 4. tase kutsehariduses tähendab siis seda, et õppima saab tulla põhikooli järgselt, ehk siis pärast 9. klassi. Ja 4. taseme puhul on siis meil mitmed õppekavad, mis on rakenduslik keskharidus ja õpe kestab siis 4 aastat ja hõlmab ta siis seda, et on võimalik tegelikult lõpus sooritada ka riiklikud lõpueksamid, et kes soovib näiteks edasi minna õppima ülikooli, et siis on see täitsa võimalik. 4. tase, et seal on võimalik õppida ka nii-öelda ainult seda kutset, et näiteks inimene, kes soovib õppidagi kokaks või pagariks, et siis ei ole kohustust siis nii-öelda neid riigieksamid tegema hakata ja saab natukene lühemalt õppida. Aga 5. tase siis kutsehariduses tähendab seda, et õppima saab tulla ainult pärast keskhariduse omandamist ja enamasti siis õpe kestab 2 aastat. Majandus- ja teeninduskolledžis
on erialad jaotatud 7 valdkonda. Alustame siis näiteks ärinduse valdkond, kus saab õppida ärikorralduse spetsialistiks või näiteks väikeettevõtjaks. Siis on administratiivtöö valdkond, kus saab õppida raamatupidajaks, sekretäriks või näiteks õigusassistendiks, erialasid on seal veel. Siis turunduse valdkond, kus siis on erialadeks turundusspetsialist ja sotsiaalmeediaspetsialist. Ja edasi toitlustuse valdkond, kus saab õppida kokaks, pagariks, kondiitriks, siis teeninduse valdkond, cateringi teenindus, hotelliteenindus, siis rõiva ja disaini valdkond, kus näiteks rätsepaõpe ja 7. iluteeninduse valdkond, kus siis näiteks erialadeks spaateenindaja, kosmeetik või juuksur. Triin, kuidas teie juurde õppima asuda? Kas selleks on vaja lihtsalt avaldust või tuleb ikkagi eraldi kandideerida? Tuleb ikkagi ka eraldi kandideerida ja vastuvõtuperiood siis meil on jaotatud nii, et 4. tasemel algab ta juba 1. märtsist ja 5. tasemel siis natukene hiljem ja on siis vaja esitada avaldus läbi siis sais.ee lehekülje. Ja lisaks siis on tarvis sooritada ka üldteadmiste test ja siis olenevalt siis erialast on ka osaliselt selline käeline test. Ehk siis näiteks, et kui soovite tulla kokaks õppima, et siis kui hästi te kartulit koorite. Triin, aga mida veel peale õpingute siin koolis teha saab? No meil on oma jõusaal, saab sporti teha, siis on meil erinevad sündmused, et tähistame erinevaid tähtpäevi, näiteks sõbrapäev ja loomulikult ei teeme mingeid takistusi, et kui õpilased ise soovivad midagi siin koolis korraldada, et siis neil on vabad käed ja meie ainult seda siis toetame, et näiteks pall või mõni muu selline sündmus, et miks mitte. Meie õppijad hindavad väga ka võimalust minna välispraktikale. Saab siis Erasmuse kaudu minna erinevatesse Euroopa riikidesse. Teine põnev väljakutse, mida me oma õppijatele pakume, on osalemine erinevatel võistlustel. Näiteks selline võistlus nagu Noormeister, kus siis erinevate kutsete õppijad saavad omavahel niimoodi rinda pista ja näiteks hotelliteenindus, et selles valdkonnas siis võistelda saab. Aga samas on võimalik minna võistlema siis ka Eestist väljapoole juba mõnda Euroopa riiki. Me oleme nüüd kolledži Majaka tänava majas ja Kristi, millised on need oskused, mida noor õppija siin omandab teie juures? No rakendusliku hariduse peamine väärtus on siis erinevad kutseoskused ja kindlasti ka siis üldpädevused ja üldoskused, et lisaks nendele kutseoskustele, mida noored tulevad siia majja omandama, on siis kindlasti oluline osa üldpädevustel, kodanikupädevus, enesega hakkama saamine, tänapäeval möödapääsmatud digipädevused ja siis ettevõtlusoskused. Et kindlasti nende viimastega ja kõikide üldpädevuste arendamiseks teeme me koolis tugevasti tööd läbi erinevate ühisürituste, mis siis meie koolikogukonda hoiavad. Teil on õppekavad, mis kestavad 4 aastat. Miks on see vajalik ja oluline? Ja et rakendusliku hariduse õppekavad on tõesti 4-aastased, kus siis lisaks noor saab suurema ülevaate oma valdkonna põhistest teadmistest ja suurenenud on ka siis üldhariduse osa ja see hõlbustab omakorda siis noorel minekut nii tööturule kui ka tulevikus võib-olla soovib sama eriala uurida sügavuti ja minna hoopis kõrgharidusse. Kristi, me oleme nii ägedas õppeköögis praegu. Mille jaoks kogu seda aparatuuri ja köögitehnikat siia vaja on? No koka ja pagariõppe mõlemad on ju väga-väga praktilised, eks, et keeruline on õppida toidu valmistamist ainult raamatust ja sellepärast on meie õppes väga suur osakaal praktilisel õppel ja selleks, et teha praktilist õpet kaasaegsel tänapäevasel tasemel, on vaja kõiki neid seadmeid, kõik, mis on olemas restoranides, on olemas ka meil ja samamoodi harjutavad meil ju iluteenindajad, meil on vägev iluteeninduse klass, kus saab harjutada massaaži ja kõike muud, et see praktiline osa selles rakenduslikus õppes on väga-väga oluline. Tere tuleb
Triin, te ei paku õppimisvõimalust mitte ainult noortele, vaid ootate õppima ka täiskasvanuid, et mida täiskasvanud teie juures õppida saavad? No esiteks 5. tase juba hõlmabki täiskasvanuid, et nemad õpivad ka seal, aga lisaks saame me läbi viia erinevaid täienduskoolitusi, siis täpselt nii pikki või lühikesi, kui sõltuvalt siis selle koolitusteemast sobilik on. Ja näiteks hiljuti turundusvaldkonnast, mida ma siis ise väga hästi tean, et on erinevad digiturunduse teemad, näiteks metareklaamid, Google reklaamid, SEO ja AI otsingule optimeerimine, aga loomulikult ka mõnest muust meie pakutavast erialast, võtame finantsjuhtimine, maksundus, aga me saame, et kuna siis meie õpetajaskond on väga lai, et meil on sadu oma valdkonna spetsialiste, et siis me saame ka näiteks tööandjatele või mõnele organisatsioonile kokku panna täpselt sellise koolituse, nagu nendele parasjagu vaja on. Täna on väga aktuaalne moto tööta ja õpi, et kuidas teie kool seda rakendab? Eks maailm muutub meie ümber pidevalt ja sellepärast peavad ka töötajad muutuma, õppima erinevaid oskusi, teadmisi juurde ja esiteks meie näiteks 5. taseme kutseõppe pakubki võimalust ka erinevaks karjääripöördeks. Võib-olla elu jooksul tekib mõni suurem huvi või mõni uus huvi, et saab tulla siis näiteks turundust õppima või kui inimene soovib ise hakata ettevõtjaks, et miks mitte tulla siis meile väikeettevõtja erialale. Meie tunniplaanid on üles ehitatud siis selliselt, et inimene, kes käib tööl, et tal oleks põhimõtteliselt võimalik töö kõrvalt ja mitte ainult töö, vaid ka pereelu kõrvalt tulla siis meile õppima. Et enamasti meil on sessioonõpe, mis tähendab siis seda, et ühes nädalas kuus toimub siis õppimine ja teistel nädalatel saab siis teha nii töö, pereelu asju kui siis ka kodutöid. Lisaks saab siis õppida täienduskoolitustel, mis siis samuti on meil niimoodi üles ehitatud, et saab õppida töö kõrvalt. Ja mis täienduskoolitused, et ütleme, et see põld on väga lai, aga näiteks ka sellised lühemad ja väga köitvad koolitused nagu pagari või kondiitri täienduskoolitus või näiteks toidujäätmete täienduskoolitus. Janne, ole hea, räägi lähemalt, miks on vajalik rakenduslik haridus tööturule sisenemisel? Jaa, kindlasti ma olen seda meelt, nad on olulised, sest ta tegelikult on ju oluline vundament, millele tegelikult baseeruvad väga paljud erinevad tahud ja ta on kindlasti ka kvaliteedimärk. Küll aga peab arvestama täna, et roll, ütleme need erialade kompetentside osas, ükskõik mis ameteid siis silmas pidades, on muutumas ja sinna ei saa midagi teha, et me peame minema nende muutuste ja erinevate teguritega, mis on väga paljuski tingitud töömaailmast või ühiskonnast, tuleb arvestada. Ütleme oskused, kui ainult pelgas sellisest tehnoloogilisest oskusest, mida me saame omandada tegelikult täna, arvestades just neid erinevaid võimalusi, kindlasti ei piisa. Praktilisi oskusi eeldatakse sellepärast, et ma eeldan, et tööandjad ja täna ka ise võib-olla tööandja kontekstis olnud kutseandja rollis on see, et me soovime, et töötajad teevad juba praktiliselt tööd, et me ei tule, nad ei tule meile tööle, siis me hakkame neid välja õpetama, ka see on oluline, sest organisatsioonid on erinevad, küll aga me juba tahame, et ta teeb tööd ja ta võtab vastutuse. Majandus- ja teeninduskolledž kindlasti õpetab neid erialasi, mida täna töömaailm ootab. Ennekõike pean ma silmas siin käelisi tegevusi, sest headest käeliste oskustega ametitest kindlasti mitte kunagi vajaka puudu ei jää. Küll aga lisaks kõikidele nendele erialastele kompetentsidele, mida siis kolledž võimaldab, on oluline tegelikult need oskused, mida masin mitte kunagi meile ei asenda. See on intelligentsus, sotsiaalintelligentsus, kuidas seda saab nimetada, eetiline vastutus, kohusetunne, ennastjuhtiv, et ehk siis tegelikult ja oluline kindlasti on siin see, suhtumine ja ka suhtlemine oma töösse ja oma erialaste oskustesse. Tuleviku tööturg kindlasti vajab erialaspetsialiste ja kellel on erialased kompetentsid
ja majandus- ja teeninduskolledž kindlasti on see, kus saab siis avardada oma selliseid oskusi ja olla avatud siis töömaailma turule, ühiskonnale, et olla siis selline panna endale hea alusvundament oma tööelukarjäärile. No siin on ainult üks mõte mul tegelikult alati see, et tööandjad peavad olema ise ka huvitatud, mida tegelikult üks või teine haridusasutus tegelikult pakub. Et ennekõike, kas me räägime rakenduskõrgharidusest või rakendusharidusest, et mis on nende ootus ja need on oluline sisend kõikidele kolledžis õpetavatele erialadele. Et olles ka täna kutseandja esindaja ja väga pikaajalise kogemusega, siis pean väga oluliseks, et töömaailm on ka tegelikult kaasatud just mis tahes tasemeõppesse hindamaks õpilasi või õppijaid on parem öelda, et õppijaid just, et kas nendel on siis omandatud töömaailmale vastavad praktilised oskused. Kristo, kuidas õpingud ja oskuste arendamine mõjutavad noorel võimalikult kiiresti tööturule pääseda? See on üsna oluline, sest tööandja jaoks sul on võimalus kas võtta inimene, kes lihtsalt tahab tööle kandideerida, tulla sinu juurde tööle ja sa pead panustama tohutult palju energiat ja aega sellele, et seda inimest üles kasvatada, selle treenida ja nii edasi. Või siis võtta juba inimene tööle, kellel on olemas kogu baasvara, mis sa tead, et on see selge baasvara, mida õpetatakse koolis. Ja sa saad juba sellele toetuda. Ehk siis sa tegeled detailidega, mida juurde õpetada, mitte baasvaraga, mida tal õpetada. Millised on eelised karjääriredelil tõusmisel inimesele, kes on omandanud vajalikud oskused ja ka siis rakendusliku hariduse? No see liigub täpselt samasse kohta, kus juba nagu tööle võtmisel me võtame, et kui sellel inimesel on saavutatud läbi siis selle rakendusliku hariduse oskused, kogu selle baasvaraga ja tööandja teab täpselt, mis standardid on, mida kool on taga ajanud, siis tal on palju kiirem tee selleni, et ta saaks hakata teisi välja koolitama, kellel on võib-olla seda vaja ja olla see eestvedaja nende teadmiste edasiandmisel, mis annab ka palju suurema võimaluse tegelikult karjääriredelil kiiremalt tõusta. Kuidas jällegi usaldusväärsus ja professionaalsus mõjutavad tööandjate otsuseid kandidaatide valikul? See on üks olulisemaid asju, kuna kui me võtame teenindusvaldkonna, siis tegelikult juhina me töötame inimestega, kes töötavad omakorda inimestega. Ehk siis mulle meeldib võrrelda seda natukene isesõitvate autodega, et neid stsenaariume on tohutult, mis võivad siin ette tulla. Sa ei suuda kunagi ette ennustada neid. Ehk siis see on väga-väga oluline, et tööandjal oleks võimalus ka nii-öelda seda töötajat nii palju usaldada, et ta saaks ka tema peale toetuda, et ettevõtte saaks üldse edukas olla. Sest oleme ausad, iga eduka tööandja või iga eduka juhi taga on edukas meeskond ja selleks peab olema üles ehitatud see usaldus. Mida noore jaoks annab pikemas perspektiivis juurde teenindusvaldkonna omandamine? Teenindusvaldkond on üks tohutult hea baasvara, mida omandada, sest selle käigus omandad väga palju selliseid oskuseid, mis pikemas perspektiivis sinu elus kannavad, kui sa need oled väga hästi omandanud. Seejuures näiteks suhtlusoskus, mis nendel, kellel on see natukene nõrgem, siis läbi selle praktiseerimise, läbi nende juhtide, kes sind aitavad kaasa teekonnal, on sul võimalik seda parandada järk-järgult ja saada tegelikult väga hea suhtlusoskuse juurde. Lisaks sellele müügioskus, mis tegelikult ju käib väga paljude asjadega täna kaasas, isegi kui sa ei jää selle eriala peale, võtame näiteks siis teenindaja restoranis. Kui sa ei kavatse jääda elu lõpuni teenindusse, siis kui sa liigud edasi müüki või tahad saada näiteks suuremas ettevõttes müügijuhiks, siis see on see baas, kus me alustame, me hakkame müüki õppima, me saame aru, kuidas inimesele asju soovitada, mis on inimestel vaja ja areneme sealt samm-sammult edasi. Ehk siis kõik need väikesed oskused, mis tulevad juba teenindusvaldkonnast ja algavad tegelikult koolist, annavad meile selle baasvara, et me saame samm-sammult liikuda edasi ja ülespoole ja oma unistuste suunas. Kristi, kuidas tulevane õppija saab infot kooli vastuvõtu kohta, kui uuel kolledžil ei ole veel kodulehte? Tõesti tõsi on, et meil veel ei ole kodulehte, aga varsti tuleb, nii et
ütleme, et hiljemalt veebruaris saab ikkagi meie õppija ja miks mitte ka meie koostööpartner, meie tulevane töötaja leida infot meie uuelt kodulehelt, mis on siis avara.edu.ee. kuid senimaani me lubame, et me jagame kõike olulist infot nii Tallinna Teeninduskooli kui ka Tallinna Majanduskooli kodulehtedel ja sotsiaalmeedias, nii et seni leiab infot sealt. Huvilistel on nüüd piisavalt aega, kuidas nad peaksid valmistuma? No ma arvan, et üks esimene oluline asi on aru saada sellest, mis valdkonda sa tahad õppima tulla, sest see on oluline teadmine selle jaoks, et õige ja teadlik valik teha. Nii et infot igasuguste erialade ja valikute kohta leiab täna Tallinna Majanduskooli ja Tallinna Teeninduskooli kodulehtedelt. Ennast valmis panna saab ka nii, et teada, mis kuupäevades saab hakata avaldusi esitama ja kui olla põhikooli järgne õppija, kes soovib astuda rakendusliku keskhariduse õppekavale, siis avaldusi saab hakata esitama alates 1. märtsist ja seda siis sais.ee keskkonnas ja avaldusi saab esitada kuni 16. maini ning pärast seda tuleb olla väga tähelepanelik, et teada, millal on siis täpselt need sisseastumiskatsed, millal tuleb päriselt kooli koha peale tulla, et näidata, mida sa tead juba valdkonnast, kui motiveeritud sa oled õppima. Nii et siis tuleb kindlasti märgata, milliseid e-kirju on saadetud kandidaadile, et olla õigel ajal õiges kohas. Palju jõudu ja edu uuele kolledžile Avara! Teie head sõbrad, aga kindlasti jälgige soovitusi, mida teile lahkelt jagatakse, jälgige sotsiaalmeediat ja Avara uut kodulehte. Aitäh, et vaatasite ja uute kohtumisteni!